koolipere. Tänavusel juubelihõngulisel teatrinädalal on üks päev pühendatud ka teadusteatrile. Teadusteatri eesmärk on meelelahutuslikul moel selgitada loodusnähtusi ja seda 10. D-klassi õpilased teile täna näitavadki. Lisaks näete ühte väga väikest valikut meie tänavustest Goldbergi masinatest. Juba 11. hooaega käiva Rakett 69 saate üks tõmbenumbreid on alati olnud finaalis toimuv Goldbergi masina ehitamine. Meie õpilased 10. A-st, 10. B-st, 10. C-st ja 11. A-st valmistasid ka tänavu Goldbergi masinaid. Lisaks võite märgata nende videote puhul osaliselt ka õnnesoove meie koolile kooli juubeli puhul.
Tere tulemast Teadusteatrisse. Tänane katse on siis söögisooda pluss söögiäädikas. Katseks vajalikud asjad on meil jääkuubikute alus, siis mõni alus, kuhu valada söögisooda, söögiäädikas ja toiduvärvi. Minul on 3 erinevat, aga piisab ka 1 või 2. Ja siis tegelikult on pipetti vaja, aga minul on selline süstal. Esimene osa on siis söögisooda valamine nõusse. Järgmine samm on siis me segame söögiäädikat koos toiduvärviga. Järgmise sammuna me võtame siis oma süstla või siis pipeti ja me täidame selle seguga ning paneme seda söögisooda peale. Söögisooda ja äädik omavahelisel reageerimisel eraldub siis süsihappegaas, mis panebki selle niimoodi vahutama. Ja selline oligi tänane katse. Nelle, kuidas sinule meeldis? Tere kõigile ning tänase Teadusteatri raames näitan mina teile ühte väga toredat keemiakatset nimega elevandi hambapasta. Ning kuna on käimas kooli juubeliaasta ja üks kooli värvidest on kahtlemata sinine, siis tuleb ka minu tänavune elevandi hambapasta sinine. Nii, ja siin on siis meie tänased koostisosad. Siin on pärm, millele lisan ka kohe kuuma vett. Siin on nõudepesuvahend, sinine toiduvärv ning vesinikperoksiid ning selle jaoks on mul käes ka kindad, sest vesinikperoksiid on väga söövitav. Nii, ja mul on siin nüüd kõik koostisosad juba ära mõõdetud ning esimene samm on see, et mina lisan umbes siis 150 milliliitrit vesinikperoksiidi. Siia kannan läbi lehtri anumasse. Nii, sai kallatud. Nüüd võtan ma selle sinise toiduvärvi, umbes 15 milliliitrit ning samuti kallame siis. Ja nüüd lisame ka 15 milliliitrit nõudepesuvahendit. Nii. Ja ma arvan, et nüüd sai kallatud. Nii, ja nüüd jääb meil vaid viimane samm ning selleks kallan mina umbes 3 lusikat kuuma vett siia pärmile. Nii. Ja segame. Ning see segu peaks siis meile meenutama sulanud jäätist. Nii, segame kõik hoolikalt. No nii, ja ma arvan, et aitab. Ja nüüd jälgige. Nii, ja vaadake, kui tore ja sinine elevandi hambapasta meil tuli. Täna me teeme lavalampi, mille jaoks läheb teil vaja läbipaistvat pudelit. Esmalt valage pudelisse mõnusalt vett ja seejärel õli.
Vesi ja õli ei segune omavahel, sest nende molekulid on erinevat tüüpi. Vee molekul on polaarne molekul, sest elektronid, mis hapniku ja vesiniku aatome seovad, paiknevad hapniku aatomi tuumale pisut lähemal kui vesiniku aatomile. Õli aga koosneb peamiselt süsiniku ja vesiniku aatomitest, mille tuumad seovad elektrone enam-vähem võrdse tugevusega. Seetõttu on õlimolekul mittepolaarne. Segusid saab valmistada vaid üht tüüpi, olgu siis polaarsete või mittepolaarsete molekulidega vedelikest. Nüüd lisasin ka veidike toiduvärvi, et meie laavalamp oleks ikkagi värviline, huvitav ja särtsakas. Nüüd võtke mingi pulgakene ja segage, et toiduvärv ilusti seguneks. Ja nüüd läheb teil vaja kihisevaid tablette, mina kasutasin C-vitamiini tablette ning need vajuvad siis põhja ja hakkavad lahustuma. Ja voilà, meie laavalamp ongi valmis ja kõigil on põnevat vaatamist. Tere! Minu nimi on Anette ja täna ma näitan teile, kuidas tõsta tühjas klaasis veetaset. Selleks on teil vaja kas küpsist või õhulisemat ja õhukesemapoolset küpsiselaadset asja. Siia peale tuleb panna nutellat. Nüüd on meil vaja 3 tikku. Need me asetame siia nutella sisse, otsapidi kokku. Nüüd 1 klaasitäis vesi ja selle valame me siia taldrikusse. Nüüd on meil vaja süüdata need 3 tikku ja sellega tuleb olla ettevaatlik. Nii et kui sa oled laps alles, siis palun tee seda enda vanemate juuresolekul või lase seda enda vanematel teha. Nüüd asetame selle siia sisse ja paneme need 3 tikku põlema. Asetame selle tühja klaasi siia peale. Ja mis me näeme, on see, et tikud kustuvad ning vesi tõuseb ja kergitab need tikud siia üles poole. Sellel on lihtne seletus. Tikud soojendasid enda leegiga soojaks õhu ning see paisus. Siis aga see õhk jahtus ning tõmbus kokku ja atmosfäär surus selle vee siia klaasi sisse. Aitäh, et te vaatasite ning ettevaatlikud katsetamist. Esimese asjana tuleb teil valada piim kaussi või taldrikule, nii et see kataks kogu ta põhja. Siis näete siin, kuidas ma võtan midagi, millega värvi piima sisse panna. See võib olla siis näiteks toidupulgad või ükskõik mis muu asi. Ja panen punast toiduvärvi piima sisse. Järgmisena võtsin ma musta toiduvärvi ja lisasin seda punasele juurde. Kui teil on aga vedelam toiduvärv, siis tilgutage seda paar tilka just piimakausi keskele ning vaadake, et värvid üksteisega kokku ei puutuks. Nüüd võtsin ma vatitiku ja tegin selle nõudepesuvahendiga kokku. Ning panin selle kausi sisse. Kindlasti puudutage vatitiku otsaga ainult piima pealmist pinda, sest et siis tulevad ilusamad kujundid. Ja nüüd näete, kuidas värv tikust eemale liigub. Aga miks see üldse juhtub? Piim on enamasti vesi, kuid sisaldab ka vitamiine, mineraale, valke ja rasvu. Rasv ja valgud on tundlikud muutustele ümbritsevas lahuses. Kui lisasime sinna seepi, siis nõrgad keemilised sidemed, mis hoiavad valke lahuses kinni, purunesid. Ning nüüd hakkavad valgu ja rasva molekulid piimas painduma ning pöörlevad igas suunas.
toiduvärvi molekulid lükatakse igale poole laiali ja siis näeme, mis piima sees toimub. Rääkisime, et piim on peamiselt vesi. Ka tema pindpinevustegur on veele väga sarnane ning pinnal hulpivad toiduvärvilaigud seisavad enamasti piima pinna peal ühe koha peal. Vedelseep aga nõrgendab pindpinevust, lõhkudes sidemud veemolekulide vahel ja see laseb värvidel ühe koha pealt liikuda. Aitäh, et vaatasite ja head katsetamist! Ma loodan, et te saite targemaks ja teile meeldis. Aitäh, et te tulite. Aitäh, et olid täna meiega ja armas 5. kuni 9. klassi õpilane. Ma loodan, et neid videosid vaadates tuli sul endal ka soov nüüd katsetada. Kutsume sind loodusainete komisjoniga üles osalema konkursil Tee seda kodus järele. Sinu õpetaja on jaganud sulle e-koolis 4 katsekirjeldust. Vali neist 1, tee järgi, filmi see ülesse ja lae oma klipp Drive'i kausta, mille õpetaja on sinuga jaganud. Kõige suuremat aktiivsust üles näidanud klass saab kindlasti märgatud ja tunnustatud. Vahvaid katsetusi!